Tere! Tänapäeval on ju nii, et me saadame sõnumeid põhimõtteliselt kogu aeg. Aga oled sa kunagi päriselt mõelnud, mis meie suhtlusega juhtub, kui sinna vahele tuleb ekraan? Just sellest me täna räägimegi. Kuidas olla digimaailmas nii tark kui ka turvaline? Alustame millestki, mis on meile kõigile ilmselt väga tuttav. Kuula, mida ütleb 11-aastane Kris Hendrik. Talle meeldib telefoniga suhelda, sest see on kiire, see on mugav ja ei pea külma kätte välja minema. Ja no olgem ausad, me saame sellest ju täiesti aru, eks ole. See ongi veebisuhtluse üks kõige suuremaid plusse. Just nagu siin pildil. Üks kiire sõnum ja voilà, plaanid ongi tehtud. Ülimugav. Aga siin on ka üks väike konks. Kui me suhtleme ainult teksti kaudu, siis jääb midagi väga olulist puudu. Me ei näe teise inimese nägu, ei kuule ta häält. Ja see, uskuge mind, muudab absoluutselt kõike. Ja see toobki meid minu esimese teema juurde. Mis asi see suhtlemine läbi ekraani siis tegelikult on? Vaatame lähemalt, mida see natuke peentermin, vahendatud suhtlemine, päriselt tähendab. Tegelikult on see imelihtne. Põhimõtteliselt iga kord, kui sa räägid kellegiga ja teie vahel on mingi tehniline vidin, olgu see siis telefon, arvuti või mingi äpp, ongi tegemist vahendatud suhtlusega. See on lihtsalt selline uhkem sõna selle kohta. Okei, aga mis siis on selle asja head ja halvad küljed? Nagu me kohe näeme, on kõige suurem väljakutse tegelikult see, kuidas me üksteisest aru saame, kui me päriselt koos ei ole. Ja siin näemegi seda kõige olulisemat erinevust. Vaata, kui me räägime näost näkku, on kõik justkui selge. Sa näed teise inimese emotsioone, saad kohe tagasisidet. Aga ekraani kaudu, seal on asi palju keerulisem. Otsest silmsidet ei ole, emotsioonidest on raske aru saada. Ja see ongi koht, kus tekib tohutult palju ruumi vääriti mõistmiseks. Siin on ideaalne näide. Mõtle korraks, mida see näorunägu tähendab? On see siiras rõõmus naer või on see hoopis irooniline, isegi sarkastiline? Sõnumites on see piir tihtipeale imeõhukene ja just siit need jamad alguse saavadki. Hea küll, aga kuidas siis neid segadusi ja muid ohte vältida? Selleks ongi olemas interneti, nii-öelda käitumisreeglid. Mõtle nendest nagu digimaailma liikluseeskirjadest, mis aitavad meil kõigil turvaliselt ja tervelt kohale jõuda. Esimene ja kõige tähtsam on netikett. See on tegelikult lihtsalt viisakus. Internetis kehtib täpselt sama kuldreegel, mis päriselus. Käitu teistega nii, nagu sa tahaksid, et sinuga käitutaks. Lihtneks? Okei, siin on mõned täiesti kuldreeglid. Kõige esimene ja kõige lihtsam. Ole lihtsalt kena ja viisakas. Siis see on oluline. Ära kunagi kirjuta läbivad suurte tähtedega. See on internetis täpselt sama, mis päriselus karjumine. Ja võib-olla kõige tähtsam üldse. Mõtle, alati mõtle, enne kui sa midagi postitad. Küsi endalt, kas ma olen okei sellega, kui see info jääb interneti igaveseks? Lisaks viisakusele on teine pool mündist küberhügieen. Kui netikett räägib sellest, kuidas me teistega käitume, siis küberhügieen on see, kuidas me iseennast ja oma andmeid kaitseme. See on nagu hammaste pesemine, aga digimaailmas. Ja need on harjumused, mis peaksid olema meil kõigil veres. Esiteks, loo tugevad paroolid, mitte mingi password 234. Teiseks, hoia oma äppid ja programmid alati uuendatud. Need uuendused lapivad tihti turvaauke. Ja kolmandaks, mis on ülimalt oluline, vaata aeg-ajalt üle oma sotsiaalmeedia privaatsusseaded. Nüüd aga lähme natuke tõsisema teema juurde. Sest nii tore ja kasulik kui internet ka poleks, peidab see endas ka päris reaalsed ohte, millest me kõik peame teadlikud olema. Ja see siin on ilmselt kõige olulisem reegel üldse. Sa ei saa mitte kunagi olla 100% kindel, kes on teisel pool ekraani. See inimene, kes väidab, et on sinuga sama vana ja samade huvidega, võib tegelikult olla hoopis keegi teine, keegi, kellel on väga halvad kavatsused. Vaatame korraks seda pilti. Siin on igasugust infot sinu kohta. Mõtle hetkeks, millist infot siit ei tohiks sa mitte kunagi, mitte mingil tingimusel võõrastega internetis jagada. Täpselt, sinu kodune aadress, sinu telefoninumber, sinu koolinimi, kõik selline isiklik info peab jääma ainult sinu ja su lähedaste teada. Sest kui selline info satub valedesse kätesse, võib juhtuda midagi väga halba. Seda nimetatakse identiteedivarguseks. See tähendab, et keegi hakkab internetis sinuna esinema ja võib sinu nime all teha igasuguseid asju, mis sulle hiljem tohutut probleeme tekitavad. Teine väga tõsine ja kahjuks ka levinud oht on küberkiusamine. See on lihtsalt kiusamine, mis toimub internetis. Ja see on täiesti absoluutselt lubamatu. Pea alati meeles, sõnadel on jõud ja need teevad haiget, isegi siis, kui need on kirjutatud ekraanile.
ja lõpuks on olemas ka oht, mida me iseendale tekitame. See lõputu sotsiaalmeedias kerimine ja pidev online olek võib viia nutisõltuvuseni. Ja see omakorda teeb keskendumise raskemaks ja paneb sind iroonilisel kombel tundma end veel üksildasema ja ärevamaga. Aga nüüd aitab hirmutamisest. Räägime parem lahendustest. Sest tegelikult ei ole asi lootusetu. Kontroll on sinu enda käes. Küsimus on, kuidas olla nutikam ja turvalisem. Alustame ühest väikesest ja ausast enesetestist. Loe need küsimused läbi ja mõtle päriselt, kuidas sinu puhul lood on. Kas sul võib olla märke tekkivast nutisõltuvusest? Nii, mõtle korraks. Kas arvuti on sinu jaoks pigem mängimiseks kui töö tegemiseks? Kas sa avastad end unustamas muid kohustusi, kui oled netis? Või kas su vanemad muretsevad, et sa oled liiga palju ekraani taga? Ole enda vastu aus. Ja nüüd kõige olulisem osa. Kui sa vastad kas või ühele neist küsimustest jah, siis on see lihtsalt märk. Märk sellest, et oleks aeg leida natukene parem tasakaal. Ja sa ei pea seda üksi tegema. Räägi kellegiga, keda usaldad ja leidke koos uusi ja põnevaid asju, mida teha ka väljaspool digimaailma. Enne kui me päriselt lõpetame, tahan, et sa jätaksid meelde ühe asja. Sina oled oma digielu peremees. Sinu turvalisus ja sinu heaolu on alati kõige tähtsamad. Ja lõpetuseks, kui sa kunagi tunned, et oled internetis hätta sattunud, ükskõik mis murega, olgu see küberkiusamine või midagi muud, siis palun, ära jää sellega üksi. Räägi kellegiga, keda sa usaldad, olgu see vanem, õpetaja või mõni hea sõber. Ja pea meeles, alati on olemas ka lasteabitelefon, number on 111 111, mis on täiesti tasuta ja anonüümne. Nii et ole tark, ole turvaline ja hooli endast.